Eesti riik vaidlustab Euroopa kohtus Euroopa Komisjoni otsuse. Tänasel valitsuskabineti istungil nõustuti Põllumajandusministeeriumi seisukohaga, et Euroopa Kalandusfondist Eestile eraldatud toetusi ei ole vääriti kasutatud. Euroopa Komisjon peatas maikuus Eestile väljamaksed Euroopa Kalandusfondi vahenditest, kuna väidetavalt ei ole toetuste kasutamine 425 000 euro ulatuses olnud seaduspärane. Välisminister Urmas Paeti sõnul tõlgendatakse määruse aluseid erinevalt ning Eesti riigil tuleb oma seisukohale leida kinnitust Euroopa kohtus, et see siis otsuse tühistaks või vähemalt sunniks ümber vaatama. Ega kohtusse ju keegi väga minna ei taha, et see on ikka enam-vähem selline viimane võimalus, aga samas selliste vaidluste lahendamisel ka mitte midagi erakorralist, et selleks ju kõik need Euroopa institutsioonid, sealhulgas Euroopa kohus ongi loodud, et aeg-ajalt tekkivaid vaidlusi ka liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel lahendada. Kalandusfondi alusmääruse järgi kuulub eraldatav raha vaid investeeringuteks kalandust tõhustada ja keskkonnasäästlikkust suurendada. Euroopa Komisjoni väide, et Eesti kalatraalerite mootorite remont pole mitte finantseering, vaid jooksvate kulude katmine, põllumajandusminister Ivari Padari hinnangul paika ei pea. Meil on olemas kõik need materjalid, esialgsed materjalid, mis näitavad seda, et meil on olnud nende mootorite investeeringute puhul Euroopa Komisjoni nõusolek olemas ja me ei aktsepteeri, et siis faasi lõpus on seda positsiooni muudetud ja me tunneme sinna õige kindlalt ennast. Euroopa Kalandusfondi 84 miljoni euro suurune toetus kulus lisaks 34 kalatraaleri moderniseerimisele, muu hulgas ka kalameeste töötingimuste ja tööturvalisuse parandamisele.